No, uusi tööriistu on igavesti vahva kokku osta, aga ärgem unustagem, et tegelikult kõik tööriistad vajavad ikkagi tähelepanu ja hoolt ka, kui me neid päriselt kasutama hakkame. Oleme Makital külas ja räägime natukene aiatööriistade hooldamisest. Alustame kettsaagidest. No, esimene mulje võiks ju olla see, et kettsae hooldus, eriti kui ta on akukettsaag, võiks tähendada seda, et teritame aga keti ära ja asi tahe, lõikame ja töötame aga edasi. Muide, keti teritus on täiesti Makita hoolduses olemas, nii et kes ei taha ega ei oska ega ei saa ise ketti teritada, siis mina soovitan ketid siia tuua. Mina olen oma ketid siia toonud ja olen nende teritusega väga rahul. Aga kettsaagidel on veel probleeme, nimelt need samad saelehed. Täiesti selline asi, mis ei ole igavene. Tegelikult võime seda nimetada ka tarvikuks, sellepärast et see kulub samamoodi, eriti kui kasutada näiteks nüridat ketti ja rakendada rohkem jõudu. Mul on siin üks päris hea näide sellest, kuidas on suudetud ikkagi väga hästi hakkama saada ühe saelehega. Teine asi, mis võivad ära kuluda, on ketiveo tähikud. Tegelikult nii need, mis on sae sees, kui ka need, mis on saelehe otsas. Ja iga asi, mis sae juures kulub, tegelikkuses ju muudab seda saagi ebaefektiivsemaks. Ühtlasi lisab sinna rohkem nii-öelda koormust, samamoodi nagu nürida ketiga töö lisab rohkem koormust. Ja kui me räägime aku tööriistadest, siis lisakoormus hakkab väga palju mõjutama seda, kui kaua aku kestab. Kui on bensumootoriga saaks, siis vala aga bensiini juurde ja uha edasi, hoolimata sellest, kas masinas on jupid katki ja kettnüri või mitte. Akusaagide puhul tuleks eriti hoolega jälgida, et teil on masin tipp-top korras. No teine asi, mis vajab tähelepanu ja hooldust, on loomulikult muruniidukid, eriti nüüd, kus niitmishooaeg on pea kohale jõudmas. Ma ütleks, et viimane aeg on kõik Makita muruniidukid riburada pidi nüüd siia hooldusesse tuua. Samamoodi võib jääda mulje, et mis seal ikka, puhastame natukene alt ära, teritame tera teravaks ja läheb töö edasi. Ei, tegelikult ka seal võib olla palju probleeme. Terade puhul on üks peamine mure see, et lisaks sellele, et nad on nüridad, on nad suure tõenäosusega käinud siin-seal vastu kivi, nad võivad olla natukene kõverad. Nad võivad olla tegelikult, võiks öelda, täiesti kasutuskõlbmatud, sellepärast, et samamoodi, kui nüüd tera on kõver, ta läheb balansist välja, ta hakkab kasutama rohkem akut, teil on kätes vibratsioon, tööd on ebamugavam teha ja tegelikult kulutab ka kõik võimalikke laagreid ja liigendeid, mis masinas sees on. Nii et ei ole ainult teritamine. Ja loomulikult mina julgustan üleüldse, et aeg-ajalt ikkagi vahetage tera täielikult välja, pange uus tera, siis on kindel, et ta on perfektne, nii nagu on tootja ette näinud ja masin töötab teil stabiilselt ja efektiivselt. Muide, kui tarvikute vahetamiseks läheb, siis üks vahva uudis on Makital ka lisatarvikute puhul, et trimmi peaotsad, millest me kunagi rääkinud oleme, et on nii-öelda sellised mugavad otsikud, kus saab lihtsalt selle jõhvi läbi pista ja siis selle sinna sisse kerida, et ei pea midagi lahti kiskuma. Selles osas on neil väike täiendus tehtud, nii-öelda see nupp, mis on nendel trimmi peadel, mida vajutades siis see jõhvi välja tuleb, seda enam ei ole, ehk et trimmi pea on natukene õhem, tähendab seda, et te saate niita murupinnale lähemalt ja võimalikud kalded, mis tekivad nii, et jõhv sõidab muru sisse, need on väiksemad, nii et pisikesed täiendused aga lisavad efektiivsust ja töö korrektsust. Samamoodi on uudiseid jõhvide maailmast, tasub tulla hooldusest läbi, küsida, arutada, ka siin on tehtud natukene tooted efektiivsemaks ja paremaks. Millele ma veel tähelepanu pööraksin, on trimmerid, nüüd kus me nendest trimmi peadest natukene rääkisime. Loomulikult on hea mõte endal trimmi pead aeg-ajalt vahetada, sest see on tegelikkuses ju kulu osa, aga ka trimmerite puhul on mitu asja, mida jälgida ja mida hooldada. Näiteks paljud inimesed ei tea, et üks kulu osa on siin veel see nii-öelda trimmi jõhvi lõike tera. See on väga oluline. Mina sain täna teada, et kui trimmeri jõhv on liiga pikk, siis see jõudlus muutub oluliselt, ehk et siis see mootor on disainitud trimmeril konkreetse pikkusega jõhvile. Kui jõhv on pikem, siis tegelikult ta kulutab oluliselt rohkem akut ja tegelikult ei ole tal ka nii palju lõikejõudu. Seega see, et see jõhvi lõikur oleks siin küljes olemas ja et ta oleks terav ja selle trimmeri jõhvi hoiaks õige pikkusega, see on ülioluline. See ei ole siin lihtsalt nalja pärast või selle pärast, et kaitsta seda plastikkorpust.
kui nüüd trimmeri puhul on tegemist sellise mudeliga, millel on ka reduktor, ehk siis kasutaja pool otsas on mootor, siin on reduktor, mis ajab ringi trimmeri pead, siis siin tuleb ka seda määrida ja tegelikult aeg-ajalt võib-olla ka seda määret siin sees vahetada, nii et ka see asi vaadatakse kindlasti hoolduses üle ja nii muruniidukite kui trimmerite puhul puhastamine on tegelikult olulisel kohal, olgugi, et siin valdavalt on plastikdetailid ja nii-öelda võiks öelda, et see murujääkide siin peal mädanemine võib-olla ei ole nii suur probleem kui metalli peal, siis sellegipoolest siin on ka mingid detailid, mis sellist kumuleeruvat ja niisket sodi ei taha, nii et hoidke oma tööriistad puhtad. Ma võtaks teema kokku selliselt, et kui me oleme harjunud, et meil on bensumootoriga aiatööriistad, olgu nad siis niidukid või kettsaed, siis tuleb viia hooldusesse, sest bensumootor tahab hooldamist, siis tegelikkuses akutööriistad tahavad samamoodi hooldust, sest lisaks mootorile on veel väga palju lülisi ja komponente, mis tahavad tähelepanu, mis tahavad vahetamist, mis tahavad teritamist ja hooldamist.